No tere tulemast kevadesse. Kas teie hooga kevad müristab, kolistab? Iirimaal kolistab väga kõvasti. Ma ei tea, need tormid ei anna kuidagi järgi. Kas on mingisugune kuufaasi viga või kordub mingite aastate tagant. Terve talv otsa on tormand ja nüüd ei jätta ka veel järgi. Aga sellest ei lase mina ennast häirida. Sellepärast, et need toimetused, mis on tubased, need saavad tehtud. Ja kui tormikardadele välja mene. Väga lihtne. Nüüd ma tahan teile rääkida ühest sellisest asjast, mis on tegelikult levinud, mida nimetust kõik teavad, aga kuidas ta originaalselt välja nägi, seda nagu ei tea. Ja see asi, mida ma tahan teile praegu näidata ja rääkida, on limonaad. Limonaad on algselt pärit, nii palju kui ma olen lugenud, selle kohta on ta pärit Itaaliast ja teine variant teda on tehtud ka väga-väga pikka aega Türgis. Ja selleks kasutati siis sidrunit põhiliselt, limonaad ja apelsini. Vaja on apelsini ja sidruni mahla ja sidruni koort. Seda, mis siin peal on. Vaata selline. See kollane osa, seda valget jura ei ole siit vaja. Täpselt samamoodi on apelsiniga. Ja mul on siin nüüd ära riivitud. Kasutasin seda küüslaugu riivi. Siin on nüüd mul ära riivitud. Siin on apelsini osa, siin on sidruni osa. Kogused on sellised. 1 liitri kohta. Kui sa teed 3 liitrit, siis on sul vaja kõike 3. 3 sidrunit, 3 apelsini, 3 sidruni mahl, 3 apelsini mahl, 60 grammi suhkrut liitri vee kohta. See on nüüd, ütleme, lastele, nagu täiskasvanud inimesed, kellel on seal, ütleme, suhkruprobleemid ja muud asjad, siis võite panemata jätta või ise maitse järgi, kuidas sa arvad. Tähendab, asi käib niimoodi. Kõigepealt riivid need värgid ära. Selle kollase riivid pealt ära, selle oranži riivid pealt ära, seda valget osa ei riivi. Apelsinist pressid mahla välja, mina kasutan seda Universal Nahal Toyota pressi. Ja siis ma sain ühest, apelsin oli suurem natukene, nii palju mahla. Vee paned keema koos suhkruga, et suhkur ära lahustuks. Neid teisi asju enne ei pane. Veel on vaja ingveri pulbrit. Kui sul on elusat ingverit, siis võid, ka tõda ma ei oska doseerida, sest need retseptid, mida ma nägin, seal kasutati pulbrit. Liitri vee kohta 1 teelusika täis ilma kuhjata ingverit. Kui vesi läheb keema, ingveri koos suhkruga. Ingveri ei karda keetmist nagu sidruni mahl kardab, sellepärast, et 100 kraadi juures C-vitamiin hävib nii apelsinist kui sidrunist. Et siis ei ole mitte midagi seal, praktiliselt vesi, maitseline vesi. Et kasu vitamiini sealt ei saa. Okei. Nii kui vesi keema läheb, keerad tule alt ära, et see mulin ära kaub, siis minuti pärast paned koore ja mahla. Segad segamini, kaan peale ja jätad seisma 24 tunniks, et ta jahtub sul toatemperatuuril aeglaselt maha. Siis kurnad ära läbi mingi peenikese sõela või midagi, mis sul on seal, kas või läbi sukkpükste, kui muud ei ole. Ja Liidelis muide oli reedel selline sidrunite eripakkumine, ma võtsin kohe 2 võrku. Siin on 6 sidrunit sees ja see maksis 99 senti. Nii et ärge kiirustage põllupidamisega. Mina olin ka vanasti, kui veel Eestis elasin, olin kõva põllumees, isegi seal 90ndate keskel. Ja mulle üks vanem proua andis nõu, et kui sa tahad head kurgisaaki saada, siis sebi endale üks tuttav hobune. Ja kui sa selle hobuse leiad, siis hobuse käest küsi hobese sitta. Kõige varem on kurki kasvatada nendes vagudes, mis on kartuli jaoks sisse aetud. Paned selle vao
paned peaaegu pabulit täis, hobese pabulit. Rehaga tõmbad 2 poolt mulla peale ja sinna üles istutad kurgiseemned. Sa tead, mul oli kuskil, ma ei ole 100% kindel, kuskil 20 meetrit oli vast pikk see kurgivagu. Ma vedasin pesuvanniga, tead, sealt kurki välja. Kogu küla sõi marineeritud kurke. Mitte, et ma need oleks korjanud peenrast, vaid marineerida sai nii palju, et 33-liitrilist purki. Ja siis tol ajal oli ma napsumees ka kõva ja kui peaparandust ei olnud, siis ma käisin keldrist tõin, aga järjest 3-liitriseid purke ja kurnasin selle marinaadi sealt ära ja siis mul abikaasa, tolleaegne abikaasa käis mööda küla ja kilekoti täis oli marineeritud kurk ja pakkus tervele külale, kes kurke tahab. Siis oli mul piinlik, aga praegu võtan asja huumoriga. Ja kui sul on 24 tundi see ära seisnud, tähendab, siis kurnad välja. Ja näed, siin on mul see. Põhjas on natukene ingverit, mis sõelast läbi tuli, aga üldiselt on see puhas ja see säilib, kui sul on klaaspudelid, mitte plastmasspudelid, ma ei oska soovitada, missugused need õiged toiduaine jaoks on, missugused mitte. Aga kui sul on klaaspudelid ja sa teed rohkem, kui sa teed 3 liitrit või 5 liitrit näiteks, siis klaaspudelis säilitub külmkapis mitu kuud. See on mullita limoneid. Treeneriga lööme kokku. Kaubandusest sellise maitsega limonaadi ei saa. Garanteeritud. Nii et ärge stressake veel maakaevamisega. Umbrohtu tuleb hakata siis rohima, korjama, noppima. Kui rohi on juba nii kõrge, et sa enam neid taimi ei näe, mis sa sinna istutasid, vaat siis on õige aeg. Mina arvan niimoodi. Ma olen kõva põllumees olnud. Kurat, kurkikasvataja. Papertega põllumees. Okei. Nii et mingit stressi asja tuleb rahulikult võtta. Nii kui 2 vana Tiibeti munka kuskil 100 aasta piires. Nad elasid erinevates kloostrites, aga nad olid omavahel tuttavad. Ja siis üks tuli, vaatas, et ei jumal teab, palju seda aega järgi on, et ma olen käinud veel vaatanud sõbral külas, kas sõber on veel olemas või ei ole. Ja juhatati ta siis pisikesse parki ja et sõber on seal, läks vaatas, sõber oli pikali sellises lamamistoolis, läks ligi, teretas ja et kuidas on ja mis teed ka. See ütles, et mis ma teen, et ma siin vaatan, kuidas puu kasvab. Puu kasvab. No jah. No sina oled ka ikka, ei jäta ikka oma tõmblemist ja rabelemist, et võta nüüd ikka asja juba rahulikult. Kena kevadet. Kohtume.